Selles riigis on 5 korda rohkem sigu kui inimesi. Taanlased armastavad liha ning sealiha müük on väikese riigi suurim äri. Teravilja kallinemine sunnib aga seafarme uksi sulgema või tootmist välismaale kolima. Samas on orgaanilisele lihale spetsialiseerunud farmid suutnud ellu jääda. We could use more organic meat, and that means when you have a lack of supplies, then the price will go up. And we have a very good market, national and international, for selling organic meat at the moment, especially from organic pigs. So it's quite easy to get a good price. Der er et kæmpe potentiale, fordi der er en meget positiv markedsudvikling. Så i øjeblikket der er der simpelthen for få økologiske svinproducenter. Men som jeg har forstået det, så kunne der i virkeligheden sælges mere, i hvert fald ude i butikskæderne. Orgaaniline liha on selgelt nišitoode, mis moodustab kogu eksporditavast Taani sealihast vähem kui 1%. Põhilised orgaanilise sealiha ostjad on Saksamaa, Rootsi, Prantsusmaa ja Suurbritannia. It is still very difficult to develop the market domestically. We do it step by step, but with a very strong domination of conventional production in Denmark. Birgit Pakk on sigu orgaaniliselt kasvatanud alates 1996. aastast. Revshoi-Go farmil pole orgaanilise sealiha müümisega probleeme, kuid Pakk esindab vaid väikest osa nišiturust. Põhjus, miks rohkem talunikke Paki jälgedes ei käi ning oma tootmise orgaaniliseks ei muuda, on protsessi keerukus. See võtab palju aega ning on kulukas. The animals are moving, they can play, they can run, they use more food. Neil orgaaniliselt kasvatatud sigadel on siin Taani põldude vahel ruumi joosta. Revshoi-Go farmi juhataja Birgit Park ei oska küll nende sigade õnnelikust mõõta, kuid nähes neid sabaliputavaid sigu, võivad inimesed kindlad olla, et nende liha on kasvatatud stressivabalt. Kuid miks müüb orgaaniline liha poodides nii palju vähem? Forbrugerne har ikke helt accepteret, at priserne er lidt højere endnu. Oksekødet er ikke så slemt, men svinekødet ligger stadig meget højere end det almindelige svinekød. Vi tror på, at det kommer på sigt. Det er ikke 1 år, vi snakker om, men det er måske om 5 år. Üha suurem osa tarbijatest otsib lettidelt ökoloogilisi tooteid ning turg kasvab nende nõudmiste järgi. Samas pole talulikel lihtne tootmist orgaaniliseks muuta. Liisi Mölder, Taani.